on unustanud, et kogu selle agressiooni käigus, mille üks osa on MH17, kogu selle agressiooni käigus on Ukrainas hukkunud üle 10 000 inimese, asja eest teist taga. Lihtsalt üks riik läheb teisele kallale. Ja nagu Ants ütles, et algusest peale oli kõigi loogiliste tähelepanekute järgi ju maailma üldsusele arusaadav, et selle allatulistajaks oli ikkagi Vene pool. Aga muidugi on olnud katseid võtta see teema üles ÜRO-s, teha sellel tasandil uurimiskomisjon. Holland ise on vedanud rahvusvahelist uurimiskomisjoni, jõudes järeldusele, et on olemas 100 inimest, kes peaksid vastutama selle jõhkra suuremastaabilise mõrva eest. ÜRO-s jäi see Venemaa vetoõiguse taha, selle küsimuse uurimine. Hollandi eestvedamisel rahvusvaheline uurimiskomisjon, kus on ka teiste riikide esindajaid, on jõudnud ka oma üheste järeldusteni. Aga mis on kõige kurvem selle asja juures on see, et takistav pool on ikkagi Vene Föderatsioon, kes on pidurdanud rahvusvahelisel tasandil neid uurimisinitsiatiive, kes ise ei ole osalenud ja kes siis edastab mingisugust oma versiooni, mis ei ole muule maailmale mõistetav. Me peame nendest asjadest rohkem rääkima. Ja kindlasti ei räägita neist Eestis sellepärast, et kellelgi oleks mingisugune kius naabrite vastu. Sellest räägitakse ikkagi sellepärast, et õiglus on väga jõhkralt jalge alla tallatud, on süütud ohvrid, valdavalt Hollandi kodanikud, väga paljud Malaisia kodanikud, Austraalia kodanikud, erinevate riikide kodanikud, said süütud surma, mis eesmärgil. Osad selle sõja eesmärkidest tulenevalt, osalt propaganda eesmärkidel. Raske on isegi öelda, mis peaks olema selle motiiv, aga mitte millegagi ei saa õigustada niisuguste asjade varjamise motiivi. Ja ma arvan, et Eesti inimesed astuvad ka täna välja eeskätt selle pärast, et siin on õiglus jalule seadmata ja selle lennuki alla tulistamise juhtumi puhul, mis on niivõrd nähtav, niivõrd markantne, mida vaevalt, et väljaspool Kremli propagandamasinat keegi kahtleb, mis tegelikult toimus ja kes oli tegelik tulistaja. Ja siinkohal ma tahaksin tänada ka Antsu ja kõiki neid eestvedajaid ja ukrainlasi endid, kes seda teemat siin Venemaa suursaatkonna ees ikka on üleval hoidnud. Neid teemasid on ju veel. See suur teema on Ukraina territooriumi okupeerimine, endiselt jätkuv sõjaseisukord. На тот момент было такое мнение, что эти люди, эти 298 человек, которые невинно пострадали в самолете, они своеобразная жертва для мира, и, возможно, эта жертва окупится и война закончится. К сожалению, как видно, правосудие еще далеко от завершения, но я таки надеюсь, что те, кто это делал, те, кто это устроил, а также их начальство, не уйдет от правосудия и закончит свою жизнь на виселице. Свидетельством, удовольствием, я имею в виду Запад, что они вообще не понимают, что все это может закончиться в одну секунду. Им уже говорил об этом этот карлик, этот тролль, который пляшет на костях мертвого дракона в Российской империи. Тролль, который называет себя Россией. Это территория, которая нуждается в санации полной. Stop war! Stop Putin! Stop war! Stop Putin!
Rootsit, stopp!